Tere, head inimesed ja sõbrad, kes te seda jälgite. Nüüd oleme jõudnud sinna maale, et oleme teel Lexus Tallinna esindusse ja viime siis selle masina täielikku kontrolli, kus selgub täielik tõde, et mis sellega toimub. Ja seal ma saan kokku Lexus Tallinna hooldusdirektor Ingariga ja ajame temaga natuke juttu. Küsime, mis nad seal Lexuses teevad, kui palju neil selliseid LS-e seal käib ja mis asi see Lexus üldse on. Nii et lähme sinna. Jah, suur aitäh, et mind siin vastu võtsid ja Lexuse esinduses on siis kohvi tuuakse niimoodi, et koos sooja, niiske, lapiga, millega saab käed puhtaks teha. Jaa. See on teil standard? See on meil standard, jah, et pakkuda midagi erilist ja et tekitada sellist vau-momenti ja meil selline kliima ka alati ei ole kõige soojem, et siis saadki tulla külmast ja saad kohe sooja. See on, ma pole mitte kunagi sellist kohvi saanud, et sellise teenindusega. Aga Ingar, sina oled siis meil siin Tallinna Lexuse hooldusdirektor. Jah. Kõva nimetus, aga mida sa teed igapäevaselt? Jah, nimetus on kõva, jah. Aga tegelikult ma olen tavaline järelteeninduse juht, et uhke nimega. Ja mis minu siis igapäevane tegevus on, et tegelikult oluline roll ongi nii-öelda siis kogu see protsessi jälgimine ja protsessi töölepanek, et me saaksime klientidele pakkuda seda parimat kogemust ja klienditeenindust. Ja siinkohal on kindlasti, olen tänulik ka sellele tootjapoolsetele protsessidele igasugustele erinevatele, mis on siis aidanud meil seda keskkonda luua. Et hästi palju protsesse igasugused erinevaid. Ja siis kindlasti väga oluline on ka meeskond. Et meil on õnnestunud nagu valida siis need õiged inimesed siia tööle, kes on siis selle brändi nii-öelda entusiastid ja fännid nii-öelda. Ja samamoodi nad on omaks võtnud ka selle Jaapani kultuuri, et siis pakkuda nii-öelda siis sellist hästi külalislahket ja sõbralikku teenindust nii-öelda. No see Lexuse teenindus on selline tõesti väga-väga suure kuulsusega maailmas üleüldse, et ma vist mainisin sulle ka seda ühte näidet, kus Jeremy Clarkson sõitis LFA-ga ringi ja siis ta ei suutnud ära imestada, see oli vist kaamera filmimise ajal kogemata. Ta helistas autost Lexuse esindusse ja siis talle pandi see sihtkoht, pandi seal GPS-i peale otse sisse ja siis oligi päris inimene ja ta oli nii üllatunud sellest. Aga mis sa ütleksid, kuidas Lexus teistest siis tootjatest erineb? Ja see on äge tegelikult, kuidas see asi üldse pihta hakkas, ega Lexuse bränd on ju tegelikult üsna nagu noor. Et esimene mudel LS siis tuli välja 89. aastal ja et kuidas need jaapanlased sinna üldse jõudsid nii-öelda, et miks nad seda üldse tegema hakkasid. Et neil oligi nagu selline sportlik huvi, et siis nad panidki mingi 83. aastal mingisuguse, tehti selline salajane koosolek, kus siis palgati siis sinna kaasati erinevad insenerid ja projektijuhid ja igasugused arhitektid ja et siis eesmärk oligi nii, et nüüd mehed teeme siis sellise luksusbrändi, mis on siis USA turu jaoks suunatud. Et pange nüüd pead tööle ja mõelge välja, et milline see auto peaks olema, et ta suudaks siis konkureerida. Tollel ajal siis oli siis Mercedes-Benz, BMW ja Cadillac ja nende brändidega nagu.
No seda ma isegi nii palju, kui ma ise seda ajalugu teadsin, siis ma natuke esimeses episoodis rääkisin, et jaapanlased ehitasid Jaapanisse USA maja maketi, et minna ameeriklase pähe rohkem ja saada aru, et üldse nagu mõõtudest ja kõigest on, et kuidas seda LS-i, et sinna pandi tohutu raha ja aeg alla, et seda arendada ja sellest saigi põhimõtteliselt maailma parim auto. Jep, just. Ja üks asi oli see, et tehti nii-öelda siis parim auto, aga teine asi, millega nad eristusid, oligi just see klienditeenindus. Et kui tollel ajal siis, ütleme siis igas salongis võib-olla ei olnud niimoodi, aga kui sa astusid premium salongi sisse kuskile, et siis nagu suhtuti natuke üleolevalt niimoodi. Aga Lexuse puhul siis kohe suruti seda Jaapani kultuuri peale ja et olekski hästi külalislahkust ja sihukest asja oleks hästi palju nii-öelda. Ja ehe näide veel, mis on väga hea näide, on see, et nagu ikka igal autotootjal tekib alguses mingisuguseid selliseid lapsevigu nii-öelda. Kohe 89. aastal korraldatigi nii-öelda sihuke tehase tagasikutsumise kampaania. Ja kuidas seda läbi viidi, oli nagu kõikidele nagu selline uus nii-öelda. Et mitte ei saadetud kiri, vaid helistati ja tuldi sulle koju, lahendati probleem ära nii-öelda, vajadusel võeti auto. Näiteks kui oli vaja auto nagu viia teenindusse, siis jäeti asendusauto, tehti asi korda, pesti auto puhtaks seest ja väljast ja siis viidi kliendile tagasi nii-öelda, et sihukene žest, et sihuke enne olematu oli. Ja see on järelikult ikkagi tänapäevani säilinud, on ju. Aga mina nüüd tõin teile siia oma vana LS-i, on ju, et kui palju selliseid vanu LS-e üldse siin näiteks Tallinnas käib sul hooldusest läbi? Selliseid sinu mudeleid ikka käib, aga kui me vaatame nagu veel vanemaid, siis neid väga palju ei käi, et üldse ütleme, kui vaatame 2005 ja vanemad, siis üldse nagu tegelikult toodeti hästi vähe neid, et müüdi ka Eestis hästi vähe, neid on ülivähe. Aga sinu sarnaseid ikkagist, ma ütleks, et iga päev praktiliselt käib selliseid mudeleid. Too aasta, mis oli siis 2007 aasta auto, et 2006 ta tuli, et siis müüdi neid päris palju tegelikult. Ja 2006-2007 oligi nagu sihuke buumi aeg, kus üldse tehti nii-öelda selle 2 aastaga müüdi vist 900 Lexust Eestis nii-öelda, mis oli nagu meeletu kogus nii-öelda. Ja siis ei olnud ju masu veel peale tulnud. Ei olnud jah. Siis oli täpselt, kõik oli tipus, on ju. Ja. Aga Ingar, mis autoga sa ise sõidad? Mis siin salata, mul on ametiauto, selles suhtes on kõik hästi, aga nüüd suvel mul on plaanis sõita sellise autoga nagu Lexus GS 300, mille väljalase on 1994. Et mis on siis toodud Belgiast, leitud selline hästi säilinud eksemplar, nii-öelda 160 000 on läbi sõit, et pärast või näidata sulle seda autot. Väga äge. No ühesõnaga, ma saan aru, et sa oled ikkagi ise ka Lexuse fänn, et ei ole seda, et sa ise kõnnid töölt välja ja siis istud kuhugi Bemmi rooli. Ei, seda ei ole jah, seda ei ole ikka Jaapani autod on minu DNA-sse kirjutatud sisse nii-öelda, et Kusjuures Lexuse nimi, mina olen aastaid arvanud, et kuidas tuli Lexuse nimi, et pandi kokku luksus ja USA ja siis sealt kuidagi klapitati, on ju. Aga tegelikult oli see hoopis teine lugu veits. Nende esialgne nimi oli minu arust Alexis, aga tollal oligi see 80-ndate lõpp, kui nad tahtsid LS-i sinna USA turule viia, et siis oli mingi hästi populaarne telesari, kus oli tegelane Alexis ja nad ei tahtnud selle tegelase pärast seda nime panna ja siis kuidagi tuli sealt Lexus. Ei, täpselt nii ongi, täitsa õige jutt, kuigi teid spekulatsioone on erinevaid, aga lõpuks ikkagist kõige tõenäolisem on jah see, et see nimi tuli öelda siis Luxury Export for US Markets. For USA, jah, midagi sellist, et sealt seda tuletati nii-öelda, et oligi spetsiaalselt USA turu jaoks tehtud auto nii-öelda.
Aga no et sa mainisid mulle enne, et sa oled juba vähemalt 18 aastat siin töötanud. Et kui suur Lexuse fänn eestlane on üldse? Sest ma ütlen ausalt, et neid minu mudeleid mina tänaval väga ei näe ja uuemaid Lexuseid ma näen küll, aga paratamatult kõige rohkem meil ikkagi liigub siin igasuguseid Saksa variante, ma ei tea, Škoda on siin aasta autoks keevitatud aastaid juba ja kuidas nagu eestlane suhtub Lexusesse, on see võõras? Jah, pigem on nagu võõras, et jah, eestlane on pigem selline nagu Saksa auto usku rohkem, et seda marki nagu liigub rohkem meil siin maal, et jaapanlast nagu pelatakse, jah, kuigi nagu kõik teavad ja hindavad seda Jaapani nagu kvaliteeti ja vastupidavust, ja samas heidetakse ette seda, et võib-olla nagu siis see tehnoloogia ei ole nagu nii uus kui nendel sakslastel. Aga siin on selge selgitus taga ka, et miks see nii on, et sellepärast jaapanlased ongi nii töökindlad, kuna nad ei lase turule autosid, kus nad ei oleks kõik asju läbi katsetanud, et kõik on töökindel, töötab, siis läheb müüki. No jaapanlased teevad, mulle tundub küll, et mina olen suur Lexuse fanaatik, et nad kuidagi ikkagi mingi mentaliteet on seal taga, kuidas asju ehitada ja paljude ütleme tehniliste asjadega, et ma tõin sulle ka näite vinüülimängijatest, mis on 70-ndatel ehitatud, siiamaani on need põhimõtteliselt klubi standard, sest need on ehitatud nagu tangid lihtsalt, et ma ei tea, kuidas sa ise seda hindad, kas nad ehitavadki nagu täiesti teise mentaliteediga asju või on see asi, et nad on siis nagu sa mainisid, on seal võib-olla konservatiivsemad uue tehnoloogia kasutuselevõtuga või nad katsetavad nii palju läbi või milles see nende vastupidav maine tuleb? Jah, et ütleme, seal on ka palju sellist, et palju käsitööd on ja nad rõhuvad hästi palju traditsioonidele ja Jaapani kultuurile ja ka meie võime rääkida iga mudeli kohta nagu erinevaid storysid, et kus mingi detail, et kuidas seda on tehtud ja miks ta on niimoodi tehtud. Ja Jaapani tehastes on ka sellised inimesed nagu Takumi meistrid, kes siis nagu seda kvaliteeti kontrollivad. Ongi nagu sellised inimesed, kes siis on nagu aastakümneid seal töötanud ja spetsialiseerunud mingi teatud ala peale. Näiteks inimene, kes kontrollib auto nagu värvkatet nii-öelda. Tal on nagu näpud nii ära treenitud, et ta nagu saab täpselt mikromillimeetri täpsusega aru, kas siin on mingi defekt või mitte. Siis on Takumi meistrid, kes on siis kuulavad helisid nagu mootori heli. Kohe saab aru, kas on okei või ei ole okei. Või ukse sulgumishäält, sellised erinevad asjad nii-öelda, et see on väga oluline nende jaoks, et need asjad tuleksid sealt perfektselt ja kvaliteetselt välja. No neil on jah see, et ütleme sushi kokad on ka, et 8 aastat esiteks keeda riis ja siis laseme sind alles kala lõikama. Just. Aga põhimõtteliselt ma jätan siis auto teie hoolde. Selgub kõik, mis seal teha on vaja või mis sealt välja tuleb. Ja sa annad mulle ka asenduse asemele. Mis mudeli sa annad mulle? Anname sulle Lexus RX 450 pistikhübriidi. Et siis saad seda katsetada ja proovida, et kuidas see siis tundub võrreldes sinu praeguse autoga. No super, aitäh sulle. Esport-disain. Ma ütleks, et üks sellised kõige ilusamad kombinatsioone, mis meil täna siis RX-i kujul on pakkuda. Pistikhübriid. Vaatame sisse. Vaatame, jah. Selline kõige eristuvam asi, mis meil täna on ja mis tekitab hästi palju küsimust ja meie ukselingid, meil ei ole enam seda regulaarset ukselinki. Ehk siis tuleb selle halli osa peal hoopis peale mitte tõmmata. See on nüüd täiesti uus, ta tegelikult on meil siin alla 10 000 sõitnud, ta on 26 aasta auto, ta tuli nüüd meil see uue generatsiooni mudel tuli meil 23 keskpaigast välja. No super. Küsimusi? Ei ole. Selge, aga siis ma soovin just proovisõita ja ootame varsti. Ja tänud. Nii. Enda vana Lexus viidud Lexus Tallinna esindusse. Järgmises episoodis selgub tõde. Ehk siis
järgmist episoodi loodetavasti filmime juba mehaanikuga ja tema räägib, mis seal kõik siis välja tuleb ja loodetavasti annab mulle ikka enne teada, et mis ta korda teeb, enne kui ise hakkab tegema, aga see siis selgub meil järgmises episoodis. Aga senikaua sõidame siis selle asendusautoga, vaatame, mis see teeb järgmises episoodis, võib-olla räägime natuke ka sellest, et kuidas see kogemus oli ja mis seal ikka, olge mõnusad ja kogu muusika.